Tere hommikust! Istun oma köögilaua taga ja mõtlesin, ma teen ühe kanalduse, et ma tegelikult sõin just hommikusöögi bananipudru, nagu ikka, ja joon hommikukohvi. Ja juuksed on ka veel kammimata, kõik on okei, jumala nunnu olen. Ja mul tuli mõte, et ma nägin eile ühte naist jagamas story't kohvi kohta, et üks naturopaat siis rääkis sellest, et kohvi teeb meid vanaks. Ja ma saan aru, et tegelikult jah, elu elamine teeb ka meid vanaks. Et seal on igasuguseid asju ja ma näen, et just vaimse maailma inimesed justkui toovad seda kohvi joomist põhjuseks, et see on väga halb ja seda ei tohiks juua. Ja siis ma läksin ma läksin kanalisse ja küsisin siis algolemusest ehk algallikast seda vastust. Ja ma esitasin päris mitu küsimust, aga jutu käigus siis, mis mulle sealt tuli samamoodi, ma siis küsisin juurde. Ja kuna see kanaldus oli niimoodi, et ma kirjutasin selle, siis ma loen sulle ette. Kanaldus siis kohvi kohta. Et milline on tegelik kohvi mõju inimesele, ma tahtsin teada. Ja kas kohvi tarbimine lõhub inimhinge. Ja seetõttu, miks ma ka selle küsimuse panin, ongi seesama, et jällegi see vaimses maailmas liigub nagu jutt, et see lõhub nii tohutult inimese energia välja, et selle sagedus on nii madal. Ja kui see lõhub energia välja, et mis siis see hingemaailm seal kogeb. Nii. Ja esimene vastus oli kohe üllatav, et inimesed kardavad kohvi mõju. Kohvi talletab mälus palju pilte, mis aitavad tegelikult inimest. Ja kohvi illusioon on tekkinud sellest, et paljud, kus nüüd jäi? Et palju keemiat lisatakse protsessi ja see protsess mitte kasvatamisel, vaid töötlemisel on see, mis mõjutab. Võib-olla, et seda kohviuba siis, sest et kui ma küsisin nagu selle kasvatuse kohta, et see pritsimine, mis tehakse, siis näidati mulle, et tegelikult see vihm siis see loputab nagu enamiku sellest keemiast maha siis või selle pritsitud asjast. Et ma ei lähe sinna teadusuuringutesse ja ma ei hakka suga vaidlema, ma räägin ainult see, mida mulle sealt kõrgemalt poolt näidati. Ehk siis ma kohe lausa nägingi seda pilti, ma sain aru sellest, et troopiline kliima on ju vihmametsad või tšukke, kus seda vihma nagu tuleb ja seda niiskust on troopikat. Et seal kuidagi see toimib nagu teistmoodi. Ja nad ütlesidki, et vesi uhab maha selle pritsitud asja ja et see kohvitaim on nii ainulaadne. Ja kohvi on meedikum. Inimhinge ühendus ja kohvi pole arvestatult paar. Juba siis oli see teise küsimuse juurde minek, et kas inimhinge ta kahjustab. Kohvi võib anda sellele vormi, mis hingega seotud, kuid ei pane käima kahju, mis lõhub inimhinge keelt ja aru. Hing on eraldi osa inimmeelest ja selle seos pole lõimitud. Ja võib-olla nüüd üks põhjus, miks ka need vaimse maailma ja ülitundliku inimesed siis ei joo kohvi, on see, et kohvi on intensiivne ja ülitundlikud inimesed kasutavad põhjust sellest loobuda, sest elu näitab ühte lõimet, kus on seos vaimul ja ühendusel.
aga see spirit tuleb šamaanide maalt kaasa. Et kui ma ei ole aastaid ei joonud kohvi, sest mulle ei maitsenud, et ta oli mõru ja kui ma hakkasin tegelema hästi palju selle vaimse maailmaga, eriti siis, kui ma hakkasin neid mandalaid kanaldama, siis mulle lausa meeldis see, et ma tegin endale ühe tassi kohvi ja ma hakkasin joonistama. Ma võtsin neid kohvilonkse nagu ühekaupa, lihtsalt üks lonks suhu, kuna ta oli hästi mõru, on ju, aga see kuidagi tekitas minus selle rituaali ja teine asi, kui ma hakkasin kirjutama mingisuguseid postitusi kunagi, siis samamoodi see tekst lihtsalt hakkas voolama ja see oli nagu üliäge. Nii, aga see, mida siis kanal edasi rääkis. Iidne rituaal on igapäevane. Märkamata, et inimesed ei ela seda rituaali, vaid musta ühendust. Ehk siis inimesed, kes igapäevaselt on harjunud, et ruttu silmad lahti, kohvi, et ärataks üles, on ju, nad ei loo sellest rituaali, vaid see on lihtsalt see, et see on see must be, mida ma iga päev teen ja see on nagu tavaline nende jaoks. Ja sel hetkel, kui mingisugused asjad muutuvad, mis peaksid olema nagu sellised rituaalsed ja et sa võtad endale selle aja ja naudid ja lood sellega mingisuguse energeetilise kogumi, on ju, siis keegi kõnnib mul toas, mind häirib, see kõndis selja taha, sorry. Ühesõnaga, et see peaks olema ikkagi rituaalne, mitte see, et sa võtad seda kui iseenesest mõistetavat asja, et see on see, et ma ruttu joon kohvi sisse ja siis ruttu tööle või siis söön ära lõuna ajal ja ruttu kohvi peale ja siis jälle lähen oma toimetuste juurde. Vaid, et seda mitu korda mainiti, et see ühendus, et ta mõjutab inimesi selliselt, kus nad hakkavad tundma ennast halvasti siis, kui nendel on mingisugune must ühendus sees. Praegu seda ei laienda. Luba kohvi endale rituaaliks. Seal on põimumine väega, mis tahab tulla nähtavale. Kui võtad seda joomist kui iseenesest mõistetavat vedelikku, siis ei too sulle saavutust see. Et seesama jutt, mida ma rääkisin, on ju. Kohvi on must jook ehk musta värvi jook. Seda on vaja austada ning selle juurde segatud lisad ei põhjenda ära minemist maagiast, vaid mugavus, mis paneb inimesi seda jooki larpima. Ehk et kohvi võiks juua või tuleks juua ikkagi rituaalselt nagu mustana. Et seal toimub see maagia ja see mõju. Et kui sa segad sinna juurde suhkrut ja piima, siis see toime on hoopis teistsugune. Mina näiteks joon praegu kitsepiimaga, sest ma tegelikult tahan seda piimavahtu, millel on väikene kohvimekk. Aga just sel hetkel, kui ma joon seda musta ja kangelt mingisuguse oma kanalduse töö kõrvale, see aitab nii vägevat ühendust luua. Ja seetõttu ma alguses, kui ma hakkasin uuesti kohvi juuma, see teadmine tuli mulle palil, ma kunagi jagan seda ka. Et kuidas see minuni jõudis. Aga lihtsalt ma saan sulle öelda seda, et seal oli jällegi üks lugu, mis oli kuskilt üle võetud ja enda omaks tehtud ja siis ma hakkasin seda lugu endale rääkima ja see oli põhjus, miks ma keelasin endal, kuigi keha küsis. Nii. Ehk siis kohv on tugev tööriist neile, kes varjavad oma tõde. Ja laiendan sulle ka seda. Küsisin juurde, et kas see põhjustabki vibreerimist, et tõde ei taheta näha. Kohvi põhjustab inimestel vibreerimist siis, kui ta allub kellegi teise jõule. See tähendab, et ta unistab elust, mis pole tema oma. Oma elu ei nähta. Et see sellega tekkis mulle kohe aha-efekt, sest et ma olen väga lähedalt näinud inimesi, kes joovad nagu lihtsalt seda kohvi ala
ma ei hakka laiendama seda kohta, kuidas on ju, eks kes joovad ja larbivad seda lihtsalt muuhulgas nagu sisse, näiteks kui sa oled kontoritöötajad, siis kõik ju käivad kohviautomaadi vahet, et joovad seda ja see tekitab kehas nii tugeva vibra ja ma saangi aru, et vibra ju tekib siis, kui on mingisugune vastupanu, energia ei liigu. Et mina tõstaks endiselt selle kohvi üles sinna kõrgemale, et see kakao on tehtud nagu nii vägevaks ja võimsaks, aga mina näen, et see kohvi on täpselt samamoodi ja ma tahan isegi sulle öelda, et energeetiliselt see kohvi on tegelikult palju kõrgemal, kui sa teed seda rituaalset jooki. Jood seda nagu rituaalsena ja sa võid ka seda pühitseda, kui sa jood. Et väga võimas. Ja kui ma küsisin vastu endalt, et minul, paljud inimesed kurdavad, et kui nad joovad palju kohvi, siis nad ei saa magada või isegi kui nad joovad tassi kohvi, näiteks ma ei tea, lõuna ajal, siis juba mõjutab see nende ööund. Aga ma olen joonud kohvi ka õhtul hilja või öösel ja see minu und ei mõjuta. Ja ma olen küsisin et kui mina joon kohvi ja see ei põhjusta midagi, siis ma ei saanud seda küsimust lõpunigi küsida, kui mulle öeldi, et sa oled puhas. Ja ma saan nagu sellest aru, et inimesed, kes nüüd on hästi mõistuse inimesed, et teil on nagu keeruline seda mõista, et võib-olla sooviksite detailsemalt veel sellest aru saada ja näha seda. Aga ma lihtsalt ütlen, et kui sa päriselt tahad kohvi juua, siis joo seda täie naudinguga ja tekita sellest kohvi joomisest endale rituaal, mitte hommikul kiiresti enne tööle minekut siis nagu sisse lahmimine. Ja joo seda puhtalt ja vaata, mis sinu elus toimuma hakkab ja mis siis, kui sa selle kohvi juurde näiteks võtad veel selle kirjutamise, et mis on see, mida sa luua tahad. Ja proovi see ära. See ei tähenda seda, et ma kutsun sind kohvi nagu jooma sisse, kui sa seda ei armasta. Et ära joo seda, kui sa ei armasta. Sinu keha tunneb selle ära, et kas sa tahad kohvi või mitte tegelikult. Et mulle tundub, et keha on nagu hästi heaks indikaatoriks, aga kui sa ei ole kehaga kontaktis, siis ilmselt hakkab domineerima see, et sa vajad lihtsalt seda energeetilist laksu, mida see kohvi sulle anda võib. Nii et kogu selle aja, kui ma kanaldasin, siis ma kogesin nii tugevat sellist šamaanide energiat enda ümber. Et minu teada, kui ma ei ole nagu väga süvitsi läinud, aga ma olen nagu kuulnud, et see on olnud mingisugune rituaalne vahend ikkagi šamaanidel, nii nagu mulle sealt kanalist ka öeldi. Ja et väga põnev ja seetõttu mul ongi selline tunne, et üha rohkem mulle näidatakse seda, et selles vaimse maailma mingisugused uskumused või, kuidas ma ütlen, et keegi kuskil on kunagi ammu jaganud mingisugust tõde. See võib olla ka tema oma kogemusest. Näidatakse, et nii ja naa on ju. Aga tuleb nagu selline lause, et üle võetud programm. Et kõikide nende õpetuste ja uskumuste juures järjest rohkem tuleb nähtavale see, et kõik need asjad on vaja läbi enda vaadata üle, sellepärast, et kõik ei ole enam tõde. Ma vist jään seda korrutama kogu aeg, sest et ma ise saan kogu aeg seda kogemust, et ma olen elanud mingisugust teadmist mööda ja kui ma lähen nagu kanalisse, siis ma hakkan saama hoopis teistsuguseid teadmisi selle kohta sealt ja mulle nagu näidatakse ka või ma olen nagu näinud et enda kogemusest ju teen seda. Nii et tere hommikust sulle, kallis.
mõtle nüüd, kas sa tahad juua oma kohvi nagu tavalist rutiini pidi või sa valid selle hetke, kas või selle 10 minutit, võib-olla teedki endale pool tassi selle kohvi, kui sa oled kohvijooja ja valid seda mustalt juua ja lähed sellega iseendasse. vaata, mis siis juhtub. Jaga mulle ka sellest, kindlasti väga põnev oleks teada. Tšau.